Pentagon avaldas just oma esimesed UFO-toimikud, mis sisaldavad üle 160 dokumendi ja varem nägemata videoid seletamatutest õhunähtustest. Ja osa neist kaadritest näib tõesti olevat raske seletada. Number 16. Alustame ühega kogu partii lühimatest klippidest, mis kestab vaid 5 sekundit. Pilguta silmi ja sa jäädki ilma. Tume sigarikujuline objekt kihutab kaadris vasakult paremale. Pentagoni kirjelduse kohaselt salvestas selle video Ameerika Ühendriikide sõjaväe platvormil asuv infrapunaandur 2022 aasta mais. USA keskväejuhatus esitas selle video riigi domeenide anomaaliate lahendamise büroole ehk AARO-le koos raportiga, milles viidati, et tegemist võiks olla võimaliku raketiga. Kui salvestist aeglustada, hakkab see seletus tegelikult loogilisena tunduma. Objekt on pikk ja kitsas, meenutades väga raketti, eriti kuna see filmiti Lähis-Ida kohal. Samal ajal juhivad UFO pooldajad tähelepanu sellele, et sõjavägi ei esita tavaliselt sellist materjali AARO-le, kui pole vähemalt mingitki ebakindlust selle osas, millega tegu on. Teisisõnu, juba see, et see üldse märgiti, viitab sellele, et seda ei tuvastatud kohe ja kindlalt. Seega on võimalus, et see võis olla midagi muud. Number 15. See järgmine video kestab kokku veidi üle minuti. Selle salvestas samuti USA keskväejuhatus mingil hetkel 2020. aastal ja jagas seda AARO-ga. Tasub märkida, et algne reporter tegi montaaži, peatades kaadrit 10 sekundi juures. Nad lisasid ka märkuse, mis tõstis esile väikese soojusjälje kaadri ülaosas, mida näidati valge kerana. Peale selle muid muudatusi kaadritele ei tehtud. Pärast pausi jälgib video kerakest, mis näib taevas suhteliselt aeglaselt küljelt küljele liikuvat. Vahepeal kaob see tsenseeritud kaadri osade taha ning operaator vahetab erinevate kontrasti ja suumi seadete vahel. Sellest hoolimata ei ilmne kunagi selgeid detaile. Objekt näeb lihtsalt välja nagu väike valguskera, millel puuduvad igasugused eristavad tunnused või omadused. Paljud UFO-toimikutes olevad videod on sellele sarnased, salvestatud kaameratega, mis ei olnud mõeldud kõrglahutusega salvestamiseks. Teisest küljest võivad need, kes usuvad tulnukatesse väita, et see võib tõepoolest olla mingisugune kosmoselaev teisest galaktikast, arvestades selle ebatavalisi liikumisi ja ebamäärast kuju. Aga skeptikud juhivad sama lihtsalt tähelepanu sellele, et see UAP võib olla ükskõik mis, alates ilmastikupallist kuni juhusliku õhus hõljuva prahini, näiteks tuulega minema triiviv taevalatern. Number 14. Paljud salastatusest vabastatud videod on filmitud veekogude kohal, täpselt nagu PR29. See salvestati Omaani lahekohal 2024 aastal ja esitati AARO-le USA põhjaväe juhatuse poolt. See on lühike, vaid 21-sekundiline klipp, kuid sellega kaasneb eraldi missiooniraport, mis kirjeldab objekti, mille alumise osa külge on kinnitatud vertikaalne post või lätt ja mis näib liikuvat vahetult veepinna kohal. Raporti esitaja viitab ka võimalusele, et UAP võib tegelikult olla peegeldus millestki, mis liigub veepinna all. See seletaks selle kiirust ja käitumist. Pentagon ise kirjeldab seda anomaaliat kui ümberpööratud pisarat, mis jääb kogu klipi vältel enamasti sensori vaatevälja keskele. See liigub puhtal sirgel trajektooril üle kaadri, kusjuures selle alusest ulatub välja selge vardakujuline pikendus. UFO entusiastid väidavad, et see võiks olla niinimetatud meduus-UFO. Seda tüüpi tuvastamata lennumasinaid on ka varem nähtud, kuid skeptikud arvavad, et tõenäolisemalt on tegu mingi õhupalli või isegi kokku seotud õhupallide pundiga. Nad lisavad, et objekt näid liikuvat nii kiiresti ainult selle tõttu, kuidas videot filmiti, tekitades hästi dokumenteeritud visuaalse nähtuse, mida nimetatakse parallaksi efektiks, mis võib moonutada seda, kuidas me liikuvaid pilte näeme ja tõlgendame. Mida sina arvad? Number 13. Järgmine video salvestati Põhja-Ameerikas ja selle esitas USA maaväeministeerium. See kestab peaaegu 2 minutit ning on üks kõige uuemaid faile, olles salvestatud aastal 2026. Alguskaadrites on näha, kuidas kaamera on suunatud mingisugusele objektile, mis tundub olevat droon. Äkitselt sööstab valge soojussignatuur üle ekraani paremat vasakule. Kaamera kohandub kiiresti, püüdes anomaaliat jälgida ja reguleerides selle käigus oma vaatevälja. Sel hetkel ilmuvad vaatevälja 2 eristatavat soojuslikku kera, mis näivad olevat ühendatud ühe kehaga ja liiguvad sünkroonis koos. Peaaegu 2 minutit jälgib kaamera anomaaliat, suumides sisse ja välja, mistõttu tundub, et kerade suurus muutub koos vaatenurga muutumisega. Kaadrid uurivad analüütikud on märganud, et objekti taga näib olevat mingi heitgaasijuga. See võib vihjata anomaalia tegelikule olemusele. Eksperdid väidavad, et tegemist on mingisuguse lennukiga, mis jätab endast nähtava jälje. Järgmine video pole aga sugugi nii veenev. Number 12. Üle 5 minuti pikkune PR44 on pikem kui enamik teisi Pentagoni avaldatud videoid. Selle esitas USA keskväejuhatus ja see salvestati 2020. aastal avalikustamata asukohas Araabia lahes.
Kuigi selle juhtumi kohta puudub suuline või kirjalik kirjeldus, on Pentagon andnud üksikasjaliku kommentaari. Esimesed 30 sekundit ei juhtu eriti midagi, kuid pärast seda ilmub tuvastamata objekt. Seejärel jälgib kaamera anomaaliat umbes 3 minutit, hoides seda üldiselt kaadri keskel ning kohandades nii kontrasti kui ka suumi taset. Lõpuks lõpetab kaamera UAP jälgimise ja seejärel lahkub objekt kaadrist. Selle video pikkus on tähelepanu äratanud, kuna mõned analüütikud väidavad, et objekti poleks nii kaua jälgitud, kui operaator poleks arvanud, et see on tõesti ebatavaline või jälgimist väärt. Teised juhivad tähelepanu sellele, et isegi suumi ja kontrasti reguleerimisega ei muutu salvestis kunagi tõeliselt teravaks. See jääb lihtsalt ähmaseks valgeks keraks, jättes palju ruumi tavalisematele seletustele, nagu droon või õhupall. 11. Järgmisena vaatame, mida Pentagon on nimetanud PR-36-ks. See on veel üks lahendamata UAP, mille jäädvustas infrapunaandur USA sõjaväeplatvormil mingil hetkel 2020. aastal kusagil Lähis-Idas. Videoga kaasnes kirjalik raport, milles mainiti tahket valget objekti, mis tegi veepinna kohal ettearvamatuid liigutusi. Kadrid on tugevalt tsenseeritud. Suured mustad kastid varjavad suure osa ekraanil toimuvast. Siiski on võimalik märgata mingit anomaaliat, mis siseneb kaadrisse vasakult poolt 5 sekundi pärast. Objekt näeb välja nagu väike valge munakujuline kerake. Operaator vahetab kaameraseadeid ja näib hetkeks objekti silmist kaotavat, enne kui selle uuesti üles leiab. Peaaegu 2 minutit riivib UAP taevas, samal ajal kui kaamera üritab seda kaadri keskel hoida. Selle kiirust ja suunda on raske kindlaks teha, kuna operaator liigutab pidevalt kaamerat ja kohandab seda, et objektiga sammu pidada. Kui klipp jätkub, zoomib operaator sisse, nii et objekt paistab suuremana, kuni see triivib kaadri ülaosast välja ja video lõpeb. UFO uurijad ütlevad, et kuju on ebatavaline, ole selgeid tiibu, uimi ega nähtavat jõuallikat. Miski ei vasta tavalise lennuki omadustele. Skeptikud aga märgivad, et võimalusi on pikk nimekiri, alates õhupallidest ja laternatest kuni satelliitide, droonide ja teiste õhus olevate objektideni, mis võivad kaamerapildis kergesti võõrana näida. Number 10. Fail PR-26 salvestati 2023 aasta oktoobris kusagil Araabia Ühendemiraatide ümbruses. See koosneb 43 sekundist videomaterjalist ning eraldi PDF-failist, mis kinnitab, et missiooni ajal märgati mingit laadi UAP. Klipis on näha väikest valget massi, mis liigub kiiresti kaadri vasakule poolele, samal ajal kui kaamera üritab sellega sammu pidada. Lõpuks lõpetab kaamera objekti jälgimise ja see kaob pildilt. Analüütikud on videomaterjali aeglustanud ja sisse zoominud, et paremini näha. Mõned kirjeldavad seda kerade kogumina. Teised märgivad, et sellel on linnusarnane välimus, selgelt eristuvad tiivasarnased jooned ja isegi saba, mis muutub eriti selgeks sisse zoomides. Seetõttu on arvamused selle konkreetse klipi kohta erinevad. Mõned ütlevad, et tõenäoliselt oli see lind või isegi lennukitüüpi droon. Teised ütlevad, et see võis olla mingisugune arenenud aerodünaamilise disainiga tulnukate alus, mis üritas avastamist vältida. 9. Järgmisena veel üks väga lühike klipp, kus on taas üks neist hetkest, mida võib kergesti maha magada, kuid siiski piisavalt huvitav, et USA sõjavägi otsustas selle jagada. Klipp ise, millele on märgitud PR-31 ja mis salvestati Süürias 2024 aastal, näitab õhust vaadet mingile rajatisele, mis võib olla elamu või isegi potentsiaalselt sõjaväehoone. Video kestab vaid 5 sekundit ning tegelikult on oluline just esimene sekund. See näitab kummalist visuaalset anomaaliat, mis sööstab ebakorrapäraselt üle ekraani üraosa, enne kui vaateväljast kaob. Pentagon kirjeldab anomaaliat kui mitmevärvilist, kuigi algne reporter väitis, et see oli pigem moondunud ja ebaühtlane valge valguse kera. Nad lisasid, et selle möödumisel tekkis omamoodi valguselk või haloefekt. Skeptikud on selle video kiiresti maha kandnud kui pelgalt objektiivi peegeldust ning see võibki olla kõige loogilisem seletus sellele, mis siin juhtus. Samas väidavad inimesed, et objektiivi peegeldustel on tavaliselt etteaimatavam liikumismuster. See aga näib liikuvat üles-alla, enne kui kaadrist lahkub, mis võib viidata sellele, et siin on midagi enamat. Huvitaval kombel jäädvustati see juhtum ka 2 teises Pentagoni avaldatud videos, failides PR-32 ja PR-33. Mõlemad näitavad sama objekti, kuid erinevatest nurkadest. Videos PR-32 näeme samuti kummalist sähvatuse sarnast nähtust, millel on kaardus peaaegu halomoodi valguskiir video ülaosas, enne kui see vaateväljast kaob. PR-33 näitab samal ajal anomaaliat ülalt poolt. Hetkeks vilksatavad taustal 2 ebakorrapärast oranži kujundit ja kaovad sama kiiresti. Skeptikutel võib olla lihtne üht visuaalset anomaaliat seletada, kuid 3 erinevat visuaalset nähtust, mis on jäädvustatud 3 erineva kaameraga täpselt samal hetkel, on juba veidi raskem seletada. Mõned UFO-huvilised väidavad, et see võis olla mingisugune ülikiire lendaparaat, mis kihutas sellest piirkonnast läbi. 8.
Veel üks video, mis on internetis arutelu tekitanud, on Fail PR35, mis on seotud lahendamata UAP raportiga Kreekast 2023 aasta oktoobris. Kaasa olevas missiooniaruandes kirjeldati väikese ja ümmarguse UAP nägemist, mis lendas ookeani pinnale väga lähedal. Tuvastamata objekti näeme videos juba paari sekundi möödudes, kui see liigub suurel kiirusel, näiliselt otsejoones. Tasub märkida, et vaade on siin ülalt alla merele. Kaadrisse ilmub ka teisi objekte, mis võivad olla paadid või muud tüüpi alused. Anomaalia tundub aga liikuvat liiga kiiresti, et olla mingi mereväe alus. See liigub kiiresti ranniku poole, kuid kui vaade liigub veelt maale, muutub selle jälgimine võimatuks. Mitmed teised klipid failis näitavad objekte, mis äkitselt kaovad või hajuvad kaadris, peaaegu nagu nad lihtsalt kaoksid vaateväljast. Jällegi ei anna teraline videomaterjal mingit selget infot kõnealuse anomaalia kohta, seega on raske täpselt aru saada, mida me siin näeme. Skeptikud väidavad, et see võib olla lihtsalt üks paljudest inimtekkelistest objektidest. UFO entusiastid toovad tõendina välja selle kiire liikumise ning kummalise viisi, kuidas see vaateväljast kaob, et toetada oma väidet, et tegemist võib olla millegi enamagagi. Paljud on samuti märkinud, et seda objekti nähakse esmakordselt vee kohal, mis kehtib ka paljude teiste kaamerasse püütud anomaaliate puhul teistes failides. 7. Veel üht samapärast objekti võib näha videos PR28, mis väidetavalt salvestati Kreeka kohal 2024 aasta jaanuaris. See on suhteliselt lühike video, kuid mitmel põhjusel üsna huvitav. Alustuseks oli videoga kaasas eraldi missiooniaruande fail, milles kirjeldati mingisuguse teemantikujulise objekti nägemist. Nad lisasid, et see liikus kiirusega 434 sõlme ehk 500 miili tunnis. Võib-olla kõige huvitavam osa oli see, et objekti oli võimalik tuvastada ainult lühilaine infrapunaanduri ehk SWIR-i abil. Esimese 10 sekundi jooksul on ekraan jäävatud elektrooptilise ja SWIR-vaate vahel. Seejärel ilmub jagatud kaadri keskele nõrk kontrastiala. See lülitub kiiresti täisekraanil SWIR-vaatele, paljastades ümberpööratud pisarakujulise objekti, mille all ripub vertikaalselt sirge mass. Vahetult enne video esimest minutit proovib operaator lülituda nähtava spektri vaatele, kuid objekt kaob. Kui nad lähevad tagasi SWIR-vaatele, ei suuda nad objekti enam leida. See kadus sõna otseses mõttes õhus. Mõned kommenteerijad on väitnud, et see objekt võiks olla mingisugune õhupallide kobar, kuid selles teoorias on paar selget puudust. Esiteks märgib raport, et see objekt liikus erakordselt kiiresti. Teiseks viitab asjaolu, et see ilmus ainult SWIR-i ekraanil sellele, et tegemist polnud tavalise füüsilise objektiga, mida oleks saanud palja silmaga lihtsalt näha. UFO entusiastid väidavad, et see võib olla veel üks näide meduusilaadsest kosmoselaevast. Järgmisena video, mis annab meile ilmselt kõige selgema vaate võimalikule lendavale taldrikule. Number 6. Ainult 2 UFO-toimikutes avaldatud videot on märgitud toimunud Põhja-Ameerikas ja PR45 on üks neist. See konkreetne video olevat salvestatud Ameerika Ühendriikide lõunaosas, kus on palju kuulsaid USA UFO-vaatlusi sellistes kohtades nagu Texas, Georgia ja Florida. Selle video esitas õhujõudude ministeerium ja see kestab veidi alla minuti. See salvestati 2024. aastal ja näitab sihiku risti, mis lukustub esialgu valguskera sarnasele objektile, nagu ka teistes seni nähtud klippides. Sensor kitsendab oma vaatevälja, zoomides kontrastset ala, et anda meile selgem ülevaade, kui objekt suureneb, nii suuruses kui ka detailides. Kõige põnevam hetk saabub lõpus, kui väike valge täpp ilmub äkitselt palju suuremana, peaaegu nagu klassikaline lendav taldrik vanadest ulmefilmidest. ARO märgib, et see suuruse muutus on tõenäoliselt lihtsalt perspektiivi küsimus, kuna USA platvorm läheneb objektile. Mõlemal juhul on kuju, mida näeme enne, kui anomaalia kaadrist väljub, kummaline. See ei tundu meenutavat ühtegi teadaolevat lennukit ning see on kutsunud esile palju spekulatsioone ja arutelusid internetis selle üle, mis objekt tegelikult on. 5. punkt. Enamik Pentagoni UFO-faile näitab vähe enamat kui väikesed valged kerad või ähmased kujundid, mis liiguvad kaadris kiiresti. Paljudel juhtudel võiksid need sama hästi olla droonid, linnud või õhupallid. See konkreetne juhtum on aga veidi erinev. Fail PR47 esitati USA Indo-Vaikse ookeani väejuhatuse poolt ja see salvestati 2023 aastal kusagil Jaapani lähistel. See kestab peaaegu 2 minutit ja kuigi klipis ei juhtu eriti midagi, on see siiski internetis palju arutelu tekitanud. Kõik tuleneb selle anomaalia kummalisest iseloomust. Pentagon kirjeldab seda kui 3 erinevast kontrastialast koosnevat objekti, mis näivad säilitavat üksteise suhtes kindla asendi ja orientatsiooni. Video algab ähmase kujuga kauguses. Mõni sekund hiljem zoomib kaamera sisse ja anomaalia täielik olemus tuleb nähtavale. See, mis alguses tundus olevat üks kuju, osutub tegelikult 3 eraldiseisvaks valgusrõngaks, mis näivad olevat omavahel ühendatud.
Nagu Pentagoni kirjelduses öeldakse, hoiavad kujundid omavahel kindlat asendit ja orientatsiooni, mis tähendab, et need liiguvad kõik koos ühtselt ning kaamera jälgib anomaaliat mõnda aega, enne kui video järsku lõpeb. Kuigi skeptikud on suutnud enamiku videotest seletada, ei ole sellele videole seni olnud ühtegi selget ega lõplikku seletust. Mõned ütlevad, et need rõngad võivad olla lihtsalt mingi visuaalne moonutus, mille on põhjustanud lennuki või drooni tuled. Aga need, kes usuvad maavälistesse olenditesse, väidavad, et selle anomaalia ilmumine on kogu selle failide kogumi üks parimaid tõendeid maavälise elu olemasolu kohta. Ja nagu järgmine video tõestab, polnud see ainus kummalise kujuga objekt, mis vaatajad hämmingusse jättis. Number 4. Järgmine video salvestati ja esitati samuti USA Indo-Vaikse ookeani väejuhatuse poolt, seekord Ida-Hiina merel, millalgi 2024. aastal. See on üks lühemaid klippe selles valikus, kestes vaid 10 sekundit. Jällegi keskendub see anomaalsele objektile, mis video jooksul tegelikult ei liigu, kuid millel on väga kummaline välimus, millele analüütikud pole suutnud ratsionaalset seletust leida. Pentagon kirjeldab seda anomaaliat kui jalgpallikujulist keha, millel on 3 radiaalset väljaulatuvat osa. Üks on suunatud vertikaalselt ülespoole ja 2 allapoole, 45-kraadise nurga all võrreldes põhiosa peateljega. Tõepoolest näib, et on olemas suurem keskne mass, mille alusest ulatuvad välja 2 väljaulatuvat osa ning tagantpoolt tõuseb 1 vertikaalselt üles. Analüütikud märkisid, et anomaalia näib peaaegu pulseerivat lainetavate liigutustega. Mõned on seda isegi kirjeldanud kui orgaanilist oma olemuselt. Nad usuvad, et see võib olla mingisugune gravitatsiooni painutav kosmoselaev, mis oma olemasoluga pöörab füüsikaseadused pea peale. Skeptilisemast vaatenurgast võib see lihtsalt olla väike lennuk või droon, mida on filmitud ebamugava nurga alt. See moonutaks loomulikult kuju ja muudaks selle ebatavaliseks. Sel juhul on need radiaansed väljaulatuvad osad tõenäoliselt lihtsalt tiivad või stabiliseerivad uimed, mitte midagi ebatavalist või tundmatut. Nagu ka ülejäänud videote puhul, pole võimalik täielikult kindel olla, mis see anomaalia tegelikult on. See ongi see, mis teebki sellest anomaalia, kuid see on üks veidrama välimusega objekte, mis on kaamerasse püütud ja avalikkusega jagatud. CBS Newsi Pentagoni reporter Eleanor Watson lisas selle klipi isegi oma isikliku nimekirja kogu failide avaldamise 6 kõige huvitavamast videost. 3. Fail PR. 34 jäädvustati USA sõjaväeplatvormi poolt 2023 aastal kusagil Kreeka ümbruses. Selle esitas Arrow'le USA keskväe juhatus koos üksikasjaliku missiooni aruandega. Selles raportis kirjeldatakse tuvastamata objekti, mis liigub umbes 80 miili tunnis kiirusega ookeani pinna lähedal, tehes samal ajal mitu 90-kraadist tööret. Mõned interneti suurimad UAP ja UFO eksperdid ning analüütikud on nimetanud seda videot üheks kõige muljetavaldavamaks kogu failide seas, kui mitte kõige muljetavaldavamaks. Ja pole raske mõista miks. See kestab peaaegu 3 minutit ja tegevus algab kohe, kui väike objekt ilmub kaadri vasakusse alumisse nurka. Seejärel teeb see järsu 90-kraadise pöörde sööstes vasakule, liikudes endiselt suurel kiirusel. Seejärel näib see äkitselt peatuvat enne või pöördub tagasi enda suunas. Järgnevate sekundite jooksul näeme, kuidas objekt liigub ekraanil edasi, minnes vasakule, siis paremale, üles ja alla. See peatub pidevalt ja kohandab oma lennutrajektoori ootamatutel viisidel. Kaamera lukustub objektile, mis seejärel lõpetab oma heitliku liikumise ja liigub mõnda aega sirgjooneliselt, enne kui äkitselt vaateväljast kaob. Skeptikud väidavad, et järsud pöörded, äkilised suunamuutused ja ühtlane kiirus võivad viidata droonile. Teised aga ütlevad, et objekti käitumine, koos sellega, kuidas see näib õhus kaduma, viitab võimalusele, et tegemist võib olla millegi teispoolsega. Järgmisena räägime videost, mida endine USA mereväe admiral nimetas täiesti erakordseks. Teisel kohal, PR48, on 1 minuti ja 39 sekundi pikkune klipp, mis salvestati USA sõjaväeplatvormil asuva infrapunaanduri abil. See salvestati mingil hetkel 2024 aastal ilmselt tuulepargis kusagil Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Pentagoni kirjeldus selle video kohta on üsna lühike, märkides, et kaamerast kaugel ilmub kontrastne ala, mis paistab nõrga helendava valge kerana. Siin ei paista silma mitte see, kuidas see välja näeb, vaid kuidas see liigub. Väike kerakujuline objekt lendab läbi tuulepargi, põimides end turbiinide vahelt läbi näiliselt suurel kiirusel. Lõpuks jõuab see lõppu ja keerab tagasi. Endine kontradmiral Timothy Gallaudet ütles ajakirjanikele, et seda videot ei saa seletada, kuid see pole takistanud internetianalüütikuid seda lahti mõtestamast. Skeptikud väidavad, et objekt võib vabalt olla droon ning internetis leidub rohkelt näiteid inimestest, kes juhivad oma droone tuuleparkides. Kuid analüütikud lükkasid selle väite kiiresti ümber. Nad toovad välja, et avamere tuuleparkides peavad turbiinid või tuulegeneraatorid tavaliselt olema üksteisest vähemalt mitmesaja jala kaugusel. Objekt liigub suurel kiirusel ühelt turbiinilt teisele.
mõned on hinnanud, et see võib liikuda isegi kiiremini kui helikiirus, mis ületaks kaugelt ühegi kommertsdrooni võimeid. Mis on siis tegelik seletus? Mõned analüütikud on seda videot põhjalikumalt uurinud, stabiliseerinud selle ja analüüsinud kaaderhaaval. Need väidavad, et kiirus ja ebaühtlased liikumised on tõenäoliselt optiline illusioon, mis on põhjustatud sellest, kuidas salvestis tehti. Nende arvates liigub objekt tegelikult üsna sirgjooneliselt ja asub tuulegeneraatoritest palju kaugemal, kui see tegelikult paistab. Esimesel kohal. Nüüd oleme jõudnud kogu selle valiku ühe kõige veidrama video juurde ja selle juurde, mis kõige rohkem silma paistab. Fail PR38. Väidetavalt salvestas selle infrapuna andur juba 2013 aastal, suulist ega kirjalikku kirjeldust ei antud, kuid Pentagon lisas sellele stseenile oma kokkuvõtte. Seal kirjeldatakse, kuidas ekraanile ilmub midagi, mis meenutab 8 harulist tähte vahelduva pikkusega harudega juba peaaegu 2-minutilise video alguses. Klipi edenedes liigub see kummaline tähekujuline objekt ekraanil ebatavalistes mustrites. Vahepeal näib see aeglaselt ühes suunas triivivat, enne kui äkitselt teeb järsu pöörde teises suunas. Pentagoni raport märgib ka, et kujundil näib olevat oma nähtav jälg. Video keskpaigas ilmub ekraanile teine, palju suurem kujund. See triivib paar korda vaatevälja ja sealt jälle välja, enne kui kaob. Varsti pärast seda kiirustab 8 haruline täht lõpuks kaadri ülaosast välja, enne kui video lõpeb. Selle video avalikustamine on internetis tekitanud palju elevust ja arutelu. Mõned vaatajad olid mõistetavad häiritud nii kummalise kujundi nägemisest, mis liigub ebaloomulikes mustrites ringi. Siiski leidsid terase pilguga analüütikud peagi kogu videole loogilise seletuse. Nende sõnul ei näe me mitte arenenud tulnukate kosmoselaeva, vaid hoopis langevarjuraketti, mida kasutatakse konfliktipiirkondades. Rakette lastakse õhku ja need laskevad aeglaselt alla väikeste langevarjude all. Kuna need põlevad väga kuumalt, moonutavad infrapunakaamerad neid sageli tähekujuliseks kujutiseks kuumusest tingitud hajumise tõttu, mis vastab sellele, mida me ka salvestisel näeme. See võiks samuti seletada teist objekti, mis näeb välja täpselt nagu langevari. Kuna raketid on kerged, mõjutab tuul neid kergesti. See seletaks ka seda, miks täht näib liikuvat juhuslikes suundades. Nagu ka teiste klippide puhul võib siin olla ratsionaalne seletus, kuid piisavalt palju on kahtlust, et inimesed jääksid mõtlema, mida nad tegelikult näevad. See jätab õhku suurema küsimuse. Kas me oleme tõesti üksi selles suures tühjas universumis või on seal midagi veel? Järgmine toimikute avaldamine võib tuua rohkem vastuseid või rohkem küsimusi. Ja kui need vaatlused juba tunduvad häirivad, siis mõned kõige murettekitavamad kohtumised läbi aegade on seotud kõrgelt salastatud paikadega. Uuri lähemalt filmist, sõjavägi ei suuda neid ufosid USA ja Venemaa tuumarelvabaasides seletada või vaata hoopis seda.